Meie jälle siin. Oleme küll ja meil on palju uudiseid. Triinul on hääl ära, on esimene uudis. See ei ole uudis, seda te kuulete. Aga see on natuke uudis, sest ei ole veel meid kuulanud. Ma proovisin sind välja aidata praegu. Siis meil on selline uudis, et vaadake vaid, me oleme jälle siin kahekesi. Ja teate, mille pärast? Maarja solvus. Ta lahkuski muninatest. Ja ta ütles, et mulle aitab. Te lugesite kõik kuulajakirjad ette. Ja siis me ütlesime talle, ei, vaata Maarja, meil on täna lugeda nagu mitu kirja, palun tule tagasi. Ta ütles ei, see oli viimane piisk minu karikasse. Ja. Tegelikult lihtsalt meil oli kuupäev paigas. Kirjutatud, et kindlasti Maarja kallis, pane see palun oma märkmikusse kirja. Ja tema ei pannud ja nii see jälle läks. Ja kahjuks seekord meil Maarjat ei ole ja pöidlad pihku, et ta järgmine kord ikkagi tegelikult olemas oleks, sest Maarja on endiselt ikkagi, ta ei kuigi teda eelmine kord meiega koos ei olnud, siis ta ikkagi kuulas ilusasti osa ära ja andis meile tagasisidet ja väga elas kaasa ja tal tegelikult oli siiralt kahju, et aga seekord meiega ei saa siin koos olla. Aga ta ütles mulle enne, kui ta nüüd töölt ära läks, siis ta ütles, et öelge, et kui Hiiumaal hakkame jälle salvestama, siis ta on alati kohal. Nii et on Hiiumaa fänn ikka. Kohtume Maarjaga 6 aja pärast. Ei, ma arvan, et ehk ikka me saame oma augusti osad ka Maarjaga koos ära tehtud. Ja tal on tegelikult väga kahju, ta käis minu juures patja nutmas ka, et ta ikkagi ei saa tulla. Ja minule ta ütles ka ikkagi nii mitu korda, et tal on kahju. Nii et me usume teda, sest Maarja tegelikult on meie väike armas nunnu Maarja. Usume me muidugi, tal on kindlasti keegi teine seal Tallinnas, kellega olla. Aga ja siis meil on selline uudis, et meil täitus vahepeal nagu TikTokis 1000 jälgijat ja me olime juba valmis teile laivi tegema. Otse eetris, eks ole, et ei peaks praegult kuulama seda osa, vaid saaksite vahepeal meid laivis näha. Aga mis juhtus? Just praegu, kui Kets lihtsalt kontrollis, et kas ikka on 1000 jälgijat, siis ta avastas, et see 1000 jälgijat oli langenud 999 peale. Miks te meid vihkate? Ei, 999 ei vihka see üks, kes ära võttis vihkab. Nii nõme. Ja tema ka ei vihka sellepärast, et vihkamine on väga karm tunne. Võib-olla me lihtsalt meeldime talle. Natuke vähem kui varem. Saate aru, et Triinu ei toitu. Triinu tahtis TikToki coinidest hakata raha koguma. Mis asja? Triinu tahtis hakata oma Pervo lugusi rääkima. Aga ei saa. TikToki laividest saate kõik teada. Siin ei saa, olgu tegelikult. Ja mina isegi ei teadnud mitte midagi TikToki coinidest. Kets just, ütleme 10 minutit tagasi rääkis mulle sellest, ma olin nagu, okei, aga miks keegi peaks meile neid coine andma, siis ta ütles, et võib-olla alguses ei annagi. No küll me midagi välja mõtleme, mille pärast nad annavad. Ja, arvatavasti varsti ta hakkab mind meelitama šokolaadimedalitega. Aga tegelikult meil on täna, me toome teieni täna kuulajakirjad, sest meil on tulnud väga mitu tükki ja väga huvitavat lugu. Aga enne ma tegelikult tahtsin selle võla lunastada. Mis võla? See pole minu võlg. Aga kuna Triinu on lubanud meile rääkida Pervo lugusid, siis äkki kas sul tuleb mõni meelde? Sest sa oled öelnud mitmes osas, et ma järgmises osas räägin. Kas sul tuleb mõni... See ei pea olema Pervo lugu, kuigi ma tean, et meie kuulajaid väga huvitavad su Pervo lood, aga võib-olla sul tuleb mõni muu siuke huvitav lugu. Olen ma rääkinud sulle mõnda siukest või? Jaa, aga anna mulle vihje.
see lugu, räägi nüüd. Mis lugu? See. Ei, mul lihtsalt, mul ei tule, mul on vaja tavaliselt seda nagu sisendit, okay. Et mul tuleb see lugu sellepärast, et ma kuulsin midagi ja sellega mul meenus see lugu ja siis mul on, see on see lugu, kui mul öelda, et räägi nüüd või tee nalja. Kuulge, ma võin anekdoodi rääkida. Ei oota, sa mäletad, mis meil juhtus ükskord, kui me hakkasime anekdoote rääkima või? See osa ei läinudki meil ülesse. Ja, aga mul nüüd, ma avastasin ma võtsin üle pika aja välja oma trompeti, sest ma mängin trompetit. Kui Hiiumaale kolides hakkasin seda õppima. Väga lahe pill on ja nüüd suvel, nüüd ma juba mitmendat päeva siin Lottemaal ka muudkui käin ringi oma trompetiga ja muudkui puhun seda. Mina mängin ka trompetit, et kui te tahate näha, siis TikToki laivis me saame teile näidata. Jah. Ma ei tea, võime laivis nagu teha trompetilugu või siis näidata videot teile. Jah, meil on väga ilusad videod sellest meie koos trompeti mängimisest. Ei teagi, ei oska öelda, kumb on esimene ja kumb teine trompet. Aga igatahes mul läks meelest ära, mis ma rääkida tahtsin. Et sa mängid trompetit. Sa võib-olla tahtsidki lihtsalt seda öelda. Mul hakkas selle trompeti asjaga midagi sellega seoses ma leidsin, jah, oma trompeti kastist, kuna see mul eelmine aasta oli terve selle aja ka suvel kaasas, seal olid mu eelmisel suvel välja kirjutatud noodid ja noodivihiku vahel oli mul üks leht, kus olid mingid imelikud asjad kirjas, ja siis ma loen, mõtlen GMO ja mingid, ma ei tea, mis lihtsalt kirjutatud Bruno ja kõik niimoodi nimekirjas. Ja siis ma sain aru lõpuks, et need on anekdoodid. Ja siis sealt pealt mul tuli lihtsalt üks meelde, mida ma ei ole nagu, mis oli mul täielikult meelest läinud. Ja see on nii tore anekdoot minu arvates. See on selline, et sipelgas ja elevant lähevad randa. Sipelgas unustab oma ujumispüksid maha. No ja siis vaatab oma sõbra juurde, sõbra poole küsib, et Kolla, kallis elevant. Palun loena mulle oma ujumispükse. Elevant on nagu, ma ei tea, kas ma ikka tahan laenata ja sipelgas on nagu, no palun. Ja elevant ütleb selle peale, et no olgu, aga vaata, et sa neid ära ei venita. See on nii hea anekdoot. Ei, on, ma olen nõus. Ma lihtsalt olen seda juba kuulnud nii palju. No ja, aga mul oli täielikult meelest. Nemad kindlasti siin naeravad. Ma itsitasin nii väga. Mul on ka tegelikult anekdoot, aga ma ei hakka seda praegu rääkima siin sellepärast, et see on see salajane. Üks oli veel, mis ajab mind ajab naerma, aga see anekdoot ei ole kõigile. No. Kaks krokodilli lähevad trepist ülesse. Üks pöörab paremale ja teine roheline. Mida? See oligi selline anekdoot. Nii hea oli. Suurepärane, aitäh, meie anekdootide segment läbi. Ma mõtlen, et jutu jätkuks. Äkki hakkame siis neid kuulajakirju võtma ja äkki sul mõne kuulajakirjaga tuleb mõni siis lugu? No vaatame. Ma seekord taas ei ole neid kuulajakirju lugenud, aga ma tean, et meil on neid vähemalt 4, kui mitte rohkem. Ja sa võid nii kaua midagi rääkida, ma kohe. Ma just rääkisin oma anekdoodid ära, on ju. Olgu, üks on veel. Et mees läheb turule tomatiletti ja siis vaatab tomateid ja küsib, et ega need tomatid ei ole geneetiliselt muundatud, ehk siis nagu GMO-d täis. Ja siis järsku kuuleb tomatid vastavad, ei ole. Ma praegu ei kuulanud. Nii tore anekdoot. Ma kuulen pärast. Andke mulle andeks. Taaskord meil on pikk tööpäev. Mul on pikk tööpäev olnud, et mina olin täna tööl. Ja, ma olin ka. Kets aina reisis. Ei ma olin ka siin tööl, küll mitte Lottemaal, aga ma olin tööl. Nii. Asi läks põnevaks. Kus sa olid täna tööl? Mitte täna. Üleeile öösel. Olgu. Tegin tööd. Klubis. Olgu. Ta käib seal tantsimas. See loll nali.
käin, noh. jah, Mis see sinu asi on? kade olen, tahan ka. Ei käi tantsimas, töötan lihtsalt klubis. Ma lihtsalt vaatasin, mida Maarja sellele reageeris, et meil on nüüd mitte 1000 jälgijat. Aga põhimõtteliselt kõigepealt ma ütlen, et meil on eelmises episoodis, isse me oleme siin seda algust juba nii pikaks jänitanud. Aga andke meile andeks, me oleme ka lihtsalt inimesed. jah, Ja podcastil ei ole reegleid. jah, ja põhimõtteliselt me mulisemegi. Ja jah, see on ju meie nimest aru saada. jah, Nii, Just nii. ühesõnaga, eelmises episoodis me tutvustasime endale ja teile sellist ansamblit nagu Folkista. Me arutlesime sellel teemal ja siis Triinu mõtles, et ma vist tean seda tüdrukut. Ja nüüd see tüdruk on meile kirjutanud, et jaa, Triinu, me followme üksteist Instas, oleme isegi kohtunud kunagi ühes näiteringis. Me ei võta teie videot maha. Aitäh, see on väga armas teist. Ja me salvestasime albumi. Seda saab Fairmussist kuulata varsti ka Spotify's ja YouTube'is. Aitäh teile, südamed. Ma tahtsin seda öelda, et ma ei saanud aru, mis see Fairmus oli. Ma guugeldasin. See vist maksis. Ma ei ole kindel. Igatahes ma ootan Spotify'sse seda albumit, et kuulata. Tegelikult Isabel, ma ütlen sulle, et eelmisel korral, kui meil osa läbi sai, siis ma ütlesin ka Ketlinile, et mul on siuke tunne, et ma olen temaga koos näiteringis käinud. Et sa tegelikult olid mul meeles küll õigesti. Ja nii, aga sorry, me enne tegime siin ASMR-i. Ja ma lasen teile ka, vaadake, kui mõnus vihmasabin. Olgu, aitab. Nii, ikka vale koht. Nii, kas sa soovid lugeda? Ei soovi. Kindel? Jaa, ma kuulan hea meelega. Ma vaatan nüüd, ma praegu... see oli see, mis me võtsime. Oi, kui pikad. Ma ei tea isegi, kas ma jaksan lugeda. Ma loodan, et siin on kõik komad õigesti kirjutatud. Sest mina päriselt ei suuda lihtsalt lugeda, kui ei ole komad õiges kohas. Aga ärge selle pärast jätke meile kirjutamata, et te kardate komade pärast. Jah, ärge muretsege, ma loen ikka, aga mul läheb lihtsalt aega. Ja võib-olla ühel päeval hakkan ma neid ka lugema, nii et... Jah, siis kui Maarja ega Ketlin kumbki ei saa osaleda episoodis. Jah. Üksinda. Jah, siis kui te tulete minu monolavastust vaatama. See Triinu spetsial, ta teeb selle üksinda. Muidugi. Aga no... Ketlini spetsiali Ketlin teeb üksinda ja... Aga näed, ma sain teada. Mille? Sest et Triinu spetsial pidi tulema siis, kui on 1000 followeri TikTokis. Ja nüüd sa nägid, et see 1000 followeri sai täis ja jumala eest, et seda osa täna ei tuleks, kus ma siin piinan, siis sa võtsid ise followi mulinatelt maha. Ma arvan, et ma ei oska seda tehagi. Ma olen nagu selles TikTokis, ma olen tõesti rumal. Aga vähemalt ta oskab TikTokke jagada seal mulle. Ja sellepärast, et Ketlin näitas vajuta siia. Ja saata ma teistele oskan ka nagu, see oli hea nali. Selliste asjadega ma saan hakkama. No tere mulinad. Mul teile üks põnev ja omamoodi lugu rääkida oma ex-peikast, kes oli mu kunagine töökaaslane. Ma läksin uuele töökohale ja kuna ma olin seal kõikide seas suhteliselt noor, siis ikka jäid mulle silma ka minu vanused, aga ega neid palju polnud. Üks tumedapäine poiss, kes tuli minuga ise üks päev ka tutvust tegema. Ta tundus väga tore ja nunnu. Hakkasime igapäevaselt tšau ütlema ja tegi ka tööl mulle erinevaid komplimente, et mul on hea lõhn, ilus kleit ja nii edasi. Lõpuks me läksime välja ja kõik sujus väga hästi. Ta viis mind restorani. Teid kulges hästi, me hakkasime rohkem suhtlema ja asi hakkas susisema.
Kusjuures kõige alguses, kui olime juba umbes 5 korda väljas käinud, lõi mu peast läbi mõte, et äkki ta ikka pole mu jaoks õige, kuid lasin sellel mõttel minna ja ei pööranud sellele tähelepanu. Meil oli koos tore, ta hoidis mind, käitus nagu gentleman ja ma tundsin, et olen õnnelik, kuniks ma hakkasin kuulma tema poolt erinevaid kommentaare, nagu näiteks, et naine peaks tegelikult kodus olema, lapsi kasvatama ja süüa tegema, et mina hoolitsen sinu eest ja teenin sulle raha, nii et sina ei peaks kunagi enam tööl käima. Kõlab nagu üks meie tuttav. Jep. Lisaks panin tähele, et ta idoliseerib Andrew Tate'i ning ta vihkab südamest feminismi ja kõike sellega seonduvat. Kuna mina olen selle poolt, et naisi ja mehi tuleb võrdselt kohelda, siis alati argumenteerisin temaga ja jäin oma arusaamadele kindlaks. See oli üks red flag tema poolt, et ta elas natuke selles misogüünses maailmas. Sulgudes kirjutasin selle sõna õigesti Kirjutasid küll. See oli esimene red flag. Kuna ma austan väga suhetes ausust, siis tegin talle juba alguses peale selgeks, et me peame olema üksteisega ausad. No matter what. Minu väike hirm meeste ees on see, et nad petavad, aga nad ei räägi sellest ja siis käin mina mööda laia ilma ringi nagu peata kana ja olen ainuke loll, kes ei tea, et tema mees kõrvalt paneb. Ma pean vahepeal hingama. Ühesõnaga tegin talle selgeks, et kui petab, siis peab kohe rääkima. Aeg läks mööda ja olime juba 2 kuud suhtes olnud, kui mina ühel hollika peol ennast täis jõin ja oma pikaaegse meessoost sõbraga peol musitasin. Ausõna, ainult musitasin. Ilmselgelt see oli vale tegu minust. Miks ma peaksin seda tegema, kui olen heas ja õnnelikus suhtes? Järgmine päev helistasin kohe oma kutile, nutsin ja rääkisin kõik ära. Tema ütles, et oi, mis sa nüüd tegid ja ütles, et tahab sellega minust veel näost näkku rääkida. Tuli õhtul minu juurde, rääkisime asjad selgeks ja ta ütles, et kuna ta mind nii väga ikkagi armastab, siis ei jäta mind maha ja annab mulle andeks. Mina ohkasin kergusest. Ja siis hakkas tulema. Kuna mina olin nii tublisti ausalt enda teo üles tunnistanud, siis ta ütles, et tema tegelikult siin paar nädalat tagasi läks klubist koju ühe tüdruku juurde, kellega ta kunagi timmis ja nad magasid koos ühes voodis kaisus. Vandus muidugi, et midagi muud ei juhtunud, aga seda jumal teab. Aga seda teab ainult jumal. Mina vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et Heidi, ei saa ikka mõnda meest kohe üldse usaldada ja jätsin ta maha. Mitte sellepärast, et ta kaisus magas, vaid sellepärast, et avas ennast ainult siis, kui mina seda tegin. Cancel. Ja ütlen alati, et usaldage neid red flag'e. Seda küll pole oma silmaga näinud, et punane värv järsku roheliseks muutuks. Aitäh teile mulinakesed, ehk kirjutan teile millalgi veel oma kirevatest eksidest. Ciao. Väga pikk jutt. Mõtlen, hakkame algusest äkki lahti minema. Nii, see töövärk on ju... mis siin oli? Mina olen temaga selles osas väga nõus, et ta toob välja siin, et järsku hakkas kutt rääkima sellest, et naise koht on köögis või nagu kodus, et nagu Maarja tahaks praegu siin olla, sest et esiteks vaata, siin tuli see feminismi teema ja kõik see. Maarjale väga meeldib see teema, nii et ma arvan, et ta oleks siin väga õhinas praegu ja juba räägiks siin kõigest. Jah. Nii. Ei, mina jäin lihtsalt mõtlema selle pealt, et võt, mul oli kunagi autosõiduõpetaja. No vot, ja tuleb see lugu. Ei olnud Pervo, tema. Aga temaga oli niimoodi, et kuna ta oli Vüki autosõiduõpetaja, ehk siis üldiselt tema kõik juhendatavad olid poisid, aga mina kuidagi sattusin sinna samma autokooli. Ma olin enda kursusel ainus tüdruk, kes minuga koos ei olnud ühtegi tüdrukut, kes tema juures oleks autosõidu lube teinud. Ja siis ma tean, et mul esimesed, ma arvan, et nagu pooled autosõidutunnid, mis mul üldse olid, temaga olid umbes sellised, kus tuligi see, et üldse nagu naise koht on köögis ja kuidas et käigukange, et niimoodi katsu midagi muud ja mingid sellised. Ja see ei ole Pervo või? No see ei olnud nagu, see oli rohkem nagu siuke šovinism kui
aga äkki tahaks öelda siukse ilusa sõna nagu pervism, mida olemas ei ole. Aga siis sa ju selles mõttes me saame aru, miks ta oli ainult poiste õpetaja. Nojah, selles mõttes küll, aga et temal oligi see, et nagu naise koht on köögis, aga me pärast saime täitsa okeilt läbi, nagu ikka. Ma võib-olla tegin ka mõne lolli nalja. Nagu ikka. See maailm on muutunud, eks ole, ja naise koht oli võib-olla kunagi köögis ja ilmselt ka on osadel praegult siin ja naistele, kellele meeldib nii. Ei, nagu ja selles mõttes on okei, kui sulle meeldib ja kui sa tahad ja kui see võimalus on päriselt. Ja see oleneb nii väga sellest perekonnamudelist ka, on ju, kuidas keegi tööl nagu, kuidas on tööjaotus näiteks. Nagu ma mõtlen, et kui ma olengi nagu natuke suuremate lastega kodune ema, siis ma ei taha kuidagi seda praegu maha teha, nagu neil ei oleks mitte midagi teha ja mees käib hommikust õhtuni tööl, siis minu arvates ei ole see üldse halb või minu jaoks on see normaalne, sest mina olen niimoodi kasvanud, on see, et naine teeb kodus toidu valmis näiteks ja kui mees tuleb koju, siis ongi toit laual. Minul on eluaeg kodus olnud niimoodi, et isal sai tööpäev kell 5 läbi, ema töötab nagu kodus ja lihtsalt tema päevakavas ongi see, et teed toidu ka valmis või kui mina elasin kodus niimoodi või käisin küll tööl, aga nagu elasin selles mõttes veel kodus, siis minu tööpäev oli lühem, siis ma tegin ka seda, et ma läksin koju, ma tõmbasin tolmeriga toad üle ja ma teadsin, et okei, kell 6 on meil õhtusöök ja kella 6 ma tegin alati õhtusöögi nagu valmis. Või et kui ma teadsin, et mul isa tuleb näiteks lõunast koju lõunat sööma, aga näiteks empsi ei olnud kodus ja minul oli vaba päev, siis loomulikult ma tegin toidu valmis, sellepärast et minu ema on eluaeg teinud seda. Ja samamoodi ka minu vanaema ja minu jaoks on see nagu okei ja see ei ole mingisugune probleem. Aga samas ma mõtlen, et kui mul oleks niimoodi, et me käime võrdselt täpselt tööl hommikust õhtuni ja siis mees on umbes niimoodi, et tuleb sama pikalt tööpäevalt ja ütleme, et tänapäeval ikkagi paljud tööd on arvutis, et ma ei ütleks, et tal oleks ka kuidagi füüsiliselt raskem töö, et ta peaks rohkem väsinud olema kui mina. Ja siis nõuab umbes kodus, et naine tee süüa ka on ja eriti tänapäeval, kui ka koduseid töid, et lähen lõhun puid on ju või kaevan maad on ju. Et ma elan korteris ja minu mehe ainus töö on prügikast võib-olla nagu välja viia. Et siis kindlasti see toidu tegemine nagu naise töö peaks olema. Ma ei tea nüüd pikk jutt, teate küll, mis jutt. Ja ma saan aru jah sinust, aga ma mõtlen lihtsalt, et praegu nagu, selles mõttes on vaata maailm muutunud, et meie hinnad, meie palgad on ju, et kui sa tahad üksinda nagu pidada üleval, vaata, sa pead ikkagi väga hästi teenima, et pidada üleval niimoodi, et teine inimene ei käi tööl. Et sul on nagu see üürikorter või siis korter, mille laenu sa maksad. Ma ütlengi, et see väga oleneb perest, sest nagu ma tean ka enda vanuseid, kes on, me rääkisime siin äkki Brunoga osas sellest pärandusest on ju, kui paljud noored on endale saanud päranduseks nagu korteri või maja või mingisuguse asja on ju. Mina jah ei ole ja mina pean üüri maksma või mina ei maksa üüri, ma maksan laenu on ju, aga paljud maksavad ka üüri, aga tegelikult on meil ikkagi suur osa inimesi neist ka, kellel on ühel või teisel mingisugune elamispind olemas, mille eest nad võib-olla ei maksa on ju, nii tohutult palju, et tegelikult nad saaksid hakkama. Ma tean, minu tutvusringkonnas on ka selliseid, kes elavad küll nagu vanematega samas majas, aga oma nagu tiivas. Aga oma tiivas, ehk siis nagu tihtipeale ongi minu koduga nagu vanemate koduga on ju sama, et ma olen suurest perest, meil on palju tube, aga ja kui kõik linnud nagu kodust ära lendavad, siis tegelikult maja on nii tühi, et vabalt saaks teha nii, et üks pere elab üleval ja teine pere elab all on ju. Aga see tähendab kohe seda, et ma ju ei peaks maksma
nagu elamispinna eest, et olgu, et ma maksan võib-olla mingi osa elektrist ja mingi osa veest või noh, nagu kommunaalkuludest, mis on need tavalised, mida me kõik tarbime, on ju, internet ja nii edasi, aga selles mõttes oma elamispinna eest kui pinna eest ma maksma ei peaks. Noh, minul küll nii ei ole, aga ma ütlen, mul on tutvusringkonnas väga-väga mitu peret sellist ja ka minu vanuste hulgas, minu enda klassist on ka selliseid. No sul peab lihtsalt endal olema huvitav. Endal peab sobima see, et sa oled kodus. Jah, see peab, noh. Sul peab endal lihtsalt sobima see. Või noh, ma ütlen, et töögraafikud ja nii paljud, noh, ma ütlen, see freelancing on ju nii tavaline, et kui sa õpidki näiteks kujundusgraafikuks nagu mina, siis kujundusgraafiku, nagu minu esimene haridus, mulle meeldib niimoodi öelda, siis kui ma päriselt töötaks täiskohaga kujundusgraafikuna, siis on väga suur võimalus, et ma töötan kodust, sest see on kaugtöö. Aga noh, kui sa võtad nüüd selle, et sa üldse ei tööta, et sa ei tee kodus ka tööd, siis sulle peab ikkagi meeldima see, et sa oled kodus, et sul on omad tegevused. Aga taaskord, minul on selliseid tuttavaid, kes, noh, ühed on need, kes töötavad, ei tööta, vaid ongi nagu kodused emad ja samas mul on ka tuttavaid või tegelikult eriti mul tuleb üks sõbranna meelde, kes ütles, et tema elu unistus ongi olla kodune ema. Et ta tahakski olla perenaine, seesama äkki, et ta kasvatab lapsi ja ta ootab meest koju ja võib-olla kodus teeb oma lillepeenart. Et noh, et see on ikkagi üks tüüp inimesi ja me ei saa seda kuidagi pahaks panna. Ma ei ütle, ma ei pane seda pahaks. Või jah, aga ma mõtlengi, et mõnikord need kulud ei pruugi üldse nii suured olla ja mõnikord ma arvan, et meie lihtsalt ei tea seda palka, mida mõned inimesed saavad. No ilmselt jah. Jah, sest ma tean ka selliseid, kes saavad nii palju palka, et ma ei saa 3 kuuga ka seda, mis tema saab üheskoos. Crazy. Aga see, et sa tulid peale seda või nagu lõpetasid selle suhte, see tundub minu jaoks aus. Sest et kui nad nagu rääkisid või ta vaata rõhutas suhte alguses, et palun ole nagu aus, rõhutas seda ausust, et räägime kohe ja tema läks siis nagu ja rääkis kohe, kui see asi juhtus ja siis tuleb välja, et tegelikult oli veel nii, et noh, ma tegelikult petsin ka, aga ma ei rääkinud sulle sellest 6 aega. No ja, eks see, tema oli aus, andis talle natuke seda julgust nüüd seda tunnistada, aga noh, no ma ei tea, mina vana monogaam. Saarmad on ka monogaamsed. Selge. Palun järgmiseks osaks ma panen Saarmaga bluusi endale. Aga neil on paariline ikka. Nad on nagu monogaamses suhtes. No, kuidas sa... Ei, no sa ütlesid, et sa oled üksi monogaam. Ei, mina vana monogaam, ma ütlesin. Mida see tähendab? Nagu selles mõttes... Ta ei mõelnud nagu monogaamsust või? Mõtlesin, aga sa ei saa üksi monogaam olla ju. Sa ikkagi oled paari suhte mõttes sa oled monogaam. Jah. Jah. Mina olen ka siis vana monogaam. Jah. Nagu selles mõttes, et ma pean nagu... Petmine on nii keeruline teema, aga nagu selles mõttes, et no tore, kui neil olid reeglid ja nad olid selle omavahel nagu paika pannud siis tegelikkuses ja nagu... ma ei tea, kas nad panevad seda, et üks on see, et ma magan kellegagi, teine on see, et ma suudlen kellegagi, on ju. Me ei tea tegelikult kumbagi tagust, on ju. No jaa, aga see on igas nagu suhtes erinev, nagu me ei tea kunagi, kuidas sa lõpuks vaata käitud, kui sind petetakse. Mina arvan, et nagu kui petetakse, siis noh, ei ole see, et sa kohe pead maha jätma. Ei. Vaid see kõik nagu oleneb kõigest. Aga lihtsalt siin oli see, et... No tal olid juba need kahtlased tunded varem, vaata. Noh, mis ta ütles ka, et ma juba varem mõtlesin või panin tähele mingisuguseid märke, mis mulle ju ei meeldinud. Oli ju seal kirjas nii. Jah, sest ta oli Andrew Tate. Jah. Tead teda või? Ei tea. Ei tea või? Ma arvatavasti tean, aga... Ma arvan, et sa tead, äkki sa oled näinud, temast oli mingi, nagu Eestis on tast Kuurias räägitud ja ma ei tea, äkki mingi Laseris ja ta oli see kiilakas.
See- oota, ma vist tean ja see , ja sellepärast, et temast räägiti vahepeal hästi palju ja Jaa. siis ma vist küsisin veel, et kes see on ja siis ma vaatasin mitut asja, mis oli temast. Mul on siuke tunne, et ma vist ikkagi tean. ja ma arvan ka , et sa tead . Aga Vot. niimoodi, kui sa ütled see nime, siis jah . aga juba hakkab koitma . aga seda ma ei tea ja , et miks sina oma meessoost , pikaaegse meessoost sõbraga ka musitasid seal peol . ja aga kokkuvõttes oli tore lugu . jah , ma ei oska midagi rohkem öelda selles mõttes , et noh , ma ka , ei ole nagu . kuna sa ka otseselt nagu nõu ei Jah. küsi , vaid sa tahtsid oma lugu jagada , siis ma arvan , et selle jagamise me oleme teinud nüüd küll ära , et me noh , siin ma tõesti no ei oska ma kaasa ka liiga palju rääkida peale selle , et ma olen sinuga samas paadis selle koha pealt , et ausus . et ausus on ja kõik mingid sellised asjad ja . jah , just . Nonii , järgmine lugu . järgmine lugu . mul on nii võõras hääl , et ma ise ei kuule , tunne ka ära , kui ma räägin . ma ei tea , mis mul see hingamisega praegu on , ma reaalselt tunnen iga sõna tagant , kuidas ma tahaksin nagu hingetõmbepausi teha . no vähemalt su huuled on normaalsed praegu . kahjuks . jah , me käisime poes ja siis ma vaatasin mureleid ja siis Kets oli nagu mureleid , aga me ei pea võtma , siis ma ütlesin , et ja , et sul lähevad ju jälle huuled muidu paista , siis ta ütles , et ei lähe . Need ei lähe murelitest ja esiteks praegu mul ei saakski minna , sellepärast et mu arst kirjutas mulle 2 erinevat rohtu välja . kas sa näitasid talle videot ? ta ise pöördus mu poole , vaatas podcast'i osa ja pöördus ise mu poole nagu , Ketli , mis sul juhtus ? nii loha . seda ei olnud päriselt . ma tean . ma ei , sain mul aru . lihtsalt vaata see käsi ka onju ja siis ongi atoopiline dermatiit . ahah , olen kuulnud sellest . ma ka , jah , ma ei tea , mis see on nüüd , võtan tablette , määrin kõike Jah. värki , nii et ma ei usu , et kreemitama pead . huuled saavad minna , kuna ma võtan iga päev mingi , teen praegu mingit ravikuuri mingite rohtudega , allergiarohtudega . nii , olin kunagi üks suhtekiri jälle . olin kunagi ühes suhtes , kas see oli mu eluarmastus , küsimärk . ei olnud , aga vahel oli isegi tore temaga ja nii ma seal suhtes treivisin . ütlen enne ära , et mul oli kunagi Tinder , ka sel ajal , kui selle kutiga timmima hakkasin . Tinderit ma kasutasin ainult meelelahutuslikel eesmärkidel ehk kellegagi sealt date'idele ei läinud ja ajasin lihtsalt täiesti seosetut juttu suvaliste kuttidega , nagu kunagi mingid jututoad olid . kui ma selle kutiga timmima hakkasin , siis ta palus mul Tinderi ära kustutada , sest teda see appi , sul oli see hingetõmme oli seal nagu . vabandust , ma reaalselt , ma tunnen , kuidas ma pean hingama , mul saab hing otsa , oota . mu hing saab otsa . mina väga empaatilise tüdruksõbrana olin kohe valmis oma musu kõik soovid täitma ja kustutasin Tinderi ära , sest ma austasin tema soovi . Fast forward 2 kuud , mu sõbranna kirjutas mulle , et kuule , mu sõbranna nägi su kutti Tinderis ja uuris , et kas te olete veel suhtes . pidin pikali kukkuma , see vend , kes mul käskis Tinderi ära kustutada , tõmbas ise hoopis Tinderi alla ja mätsis seal erinevate tüdrukutega . ma olin segaduses , aga suhteliselt enesekindel , sest tolleks hetkeks oli mul juba suht suva temast . ma teadsin , et ma ei lase endaga nii käituda , helistasin talle ja küsisin , kas ma võin uuesti Tinderi alla laadida . ta oli segaduses , et miks ma seda teha tahan , kui ta palus ju selle ära kustutada . ma vastasin talle , et aga siis me oleksime ju võrdsed . see võttis ta kokutama ja ta hakkas vist aimama , et olen ta hiigelsuurele saladusele jälile saanud . ta ütles vabanduseks ainult seda , et me viimasel ajal tülitseme hästi palju ja et kui mina peaksin ta näiteks maha jätma , et siis tal on Tinderis kohe keegi uus võtta . no jeerum halasta . ma ütlesin talle , et pean mõtlema meie suhte peale ja lõpetasin kõne , kell oli kuskil 12 . mingi hetk jäin magama ja järsku varahommikul kuulen , kuidas keegi koputab mu rõdu pealt aknale . By the way , ma elan 2. korrusel . ma tõmban kardinad eest ja mu kutt seisab seal mossis nägu ees .
Tegin rõdu ukse lahti ja ta ütles, et ta ei saanud magada, kuna kartis, et me lähme lahku ja tahtis ruttu minu juurde tulla, et asjad selgeks rääkida. Ei tasu järgmine kord selliseid trikke teha, sest võib-olla kolin 9. korrusele. Katsu siis sinna ronida. Ega meil see suhe väga palju kauem ei kestnud ja jätsin ta maha. Aga hetkel on mul päriselt väga mõistav ja aus peiks, kes mind hoiab, minu musu. Nii et tüdrukud, kes mõtlevad, et head meest pole olemas, siis on küll, ta tuleb lihtsalt natuke hiljem su ellu. Nii tore. Mul tuli kohe meelde enda ühe klassiõe lugu. See ei ole üldse midagi põnevat, nii andke andeks. Aga lihtsalt, kui ta ütleb, et no by the way, ma elan teisel korrusel ja siis see oli mul nagu seal rõdu peal mussis näoga vastas, siis ma mäletan, kuidas minu sõbranna vist elas kõrgemal, aga ma ei ole ta pidi olema kõrgemal, sellepärast, et ma mäletan, et ma kommenteerisin seda poissi, tema poissõber oli ka siis rõdusi mööda talle nagu tema rõdule roninud ja koputama tulnud on ju, ja siis tema oli kõrgemal ja siis ma mäletan, et ma ütlesin ka, et see kutt on sulle mingi Spider-Man. Hästi paned. Hea lugu oli, thanks. Pole tänu väärt, jah. Ma seda ootasin. Jälle selline nagu lugu, kus otseselt nõu ei küsita, vaid räägitakse oma lugu ära. Jah. Tinder, see on see teema. No jaa, aga mis mõttes sa palud ära kustutada ja siis endale teed? Nii nõme, selles mõttes, et palud ära kustutada selle mõttega siis, et ta vahele ei jääks või? Sest noh, kui sellel kirjanikul, sellel, kes meile kirjutas, kui tema, vabandust, aga kui tema ei oleks kustutanud oma Tinderit ära, siis see poiss oleks väga ruttu vahele jäänud lihtsalt ju. Ja aga samas nagu selles mõttes ei oleks. Sina ole nüüd siuke, et sa oled ainult mul on ju, aga ma hoian mitu rauda tules nagu siuke nõme. Ja nagu ei no, Eesti on nii väike. Sa saad nagu nii kõik asjad teada. Kõik asjad saad nagu teada. Nagu reaalselt, siin saab kõik asjad teada. Mm-hmm. See ei ole isegi nali, see reaalselt lihtsalt on nii. Ja mina näiteks sain ühe oma sõbra kohta niimoodi teada, et ta on gei. Niimoodi, et mul teine sõber, üks teine sõber, kes oli gei, oli teinud endale gei Tinderi. Ma ei teadnud, Grindr või? Ma ei tea, mis asi see on. Mina ütlen selle kohta gei Tinder lihtsalt, ma ei tea, mis asi. Sest mulle öeldi, et kas sa teadsid, et siuke asi nagu gei Tinder on olemas. Mul oli, what, päriselt või? Ja siis tuli välja, et minu teine sõber oli selle teise sõbraga nagu matchi saanud ja siis mul oli nagu, what? Ma ei hakka siin nimesi nimetama. Sa võid piibu panna? Okei, pärast. Okei, suva. Eesti on nii väike nagu nii, ma leian ise nad üles. Jah, kes tegi ja kes ei teinud ja kes ütles mida. Ei, sa vist niimoodi ei leia üles, aga nagu isegi kui sa nagu proovid hoida nagu peidus seda saladust, et näiteks, et sa oled gei, siis see tuleb ka ruttu välja, kui sa endale Tinderi teed. Ilmselgelt. Eesti on nii väike. Eesti on nii väike, kõik teavad kõiki ja no tõesti teavad kõiki. Et mul oli alles üks tuttav, kes Hiiumaal olid kardivõistlused on ju, või oli siuke motopäev, kus ma käisin ja siis järsku keset seda päeva tuleb mulle vastu minu naabritüdruk Viljandist. Ja siis, tšau Triinu, tuleb mind kallistama ja ma olin nii nagu üllatunud, et kuidas järsku Käinasse saab minu Viljandi naaber. Nagu naabritüdrukud, ma teadsin, millised ta vanemad on, seda ma ei teadnud. Ja siis pärast tuli välja, et näed, et minu Hiiumaa sõbranna tuttavad on nemad. Ja siis ma mõtlesin, et Eesti on ikka nii väike, et tema oli Hiiumaa sõbranna oli siis käinud meie naabritel külas on ju ja siis oli mõelnud, et Triinu elab ka kusagil siin kandis, aga seda, et ma täpselt üle tee elan, sinnani nagu ei jõua, et nagu nii väike kohe on.
aga jah, Eesti on nii väike ja selle osa pealkirjaks lähebki Eesti on ikka nii Eesti väike. on ikka nii väike. Me ei Aga ole kindel, selles vaatame, me pole veel osa lõpuni jõudnud ju. jah, seda küll, aga paneme monogaamne väike Eesti. Meie oleme. jah, aga Klaaskuuli sees. selles mõttes, et Tinderis ja kui sa ikkagi nagu avalikku kohta lähed ka oma tüdruku kõrvalt mingi teise tüdrukuga ja musutad temaga seal, siis usu mind, keegi nagunii näeb. Ja kõik on väga tublid ütlema igasuguseid asju. Need samad, et kuule, et kas sa oled lahus või ka see, et mul on sulle nõme asi öelda. Tüdrukud eriti minu arvates, kes tulevad, kituvad kõik asjad ära, et ma nägin, et seal toimus midagi või minu sõbranna nägi. Et kas see on tõsi või? Aga et petmise kohta või? Jaa. Aga miks nad ei või kittuda? Ei, see on väga hea, et kituvad. Aga ma ütlen selles mõttes, et rääkisime sellest, et kuidas nagu need suhteskutid vaata kirjutavad, on ju, nendel tüdrukud. Ja siis nagu, et ma ei tea, kas Maarja päriselt on saatnud, aga et nagu, et ta kohe kirjutab tüdrukule, vaata, mida su kutt mulle kirjutab. Mis mõnes mõttes on täiega aus, sellepärast, et miks see teine peab oma elu raiskama ja aega raiskama. Bioloogiline kell tiksub. Tiksub. Siin on nii palav täna, sa ei tunne või? Siin on väga soe. Aga ma ei taha oma dressipluusi seljast ära võtta ka sellepärast, et mul on ikkagi varsti ise ka peast põllumees. Tuletan meelde, 24. august on meil siis Hiiumaal põllupäev, kuhu meie Ketliniga lähme. Maarja kahjuks ei tule ka sinna. Ka sinna ei tule. Aga ärge muretsege, me võtame Lotte endaga ikkagi kaasa, lihtsalt kellegi teise. Jah. Ma hetkel ei ole sellest praegu üldse kindel, aga nii on välja reklaamitud, nii et... Nii peab olema. Küll me saame alati. Aga ma võtan järgmise kirja, meil ongi siin vist 2 kirja nagu jäänud. Ja mulle tundub, et see üks, mis on veidis lühem, et sealt meilt küsitakse nõu. Aga see teine pikem jällegi on pikem ja mulle tundub, et siuke nagu jutustav. Ma hingan. Äkki olgu. Ei, ma mõtlesin, et vahepeal võid võtta siis näiteks selle lühema lool, vaata. Jätame selle äkki pärast. Olgu. Loeme need jutustavad ära. Olen ühes seltskonnas, kus on üks paar. Kutti mina tean juba ammusest ajast. Kunagi kind of meeldisime üksteisele ja meie vahel oli see mingi säde, aga see polnud ikkagi päris see. Siis hiljem see kutt leidis oma praeguse tüdruku, kellega nad siiani on koos. Tüdruk kangesti tahtis seda kutti ja kutt läks asjaga kaasa. Kas selle kutti jaoks see tüdruk on päriselt see õige, seda ma ei oska öelda. No, see polegi tegelikult sinu asi öelda. See ei olnud üldse kurjaga. Aga arvestades, mida see kutt purjus peaga teeb, siis ilmselt mitte. Okei, võib-olla sul on õigus. Kuna oleme ühises seltskonnas, siis tihti lugu toimuvad peod, kus oleme kõik koos ning iga jumala kord, kui see kutt on juba mingist alkoholi tarbimise piirist üle läinud, siis ta tuleb minu juurde ja esitab mulle küsimusi sisuga. Kui mul läheks kunagi oma tüdrukuga pekki, siis kas meil oleks veel mingi võimalus? Sinul on alati minu südames koht ja ma sind kunagi eemale ei tõukaks enda elust. Võib-olla on need lihtsalt purjus peaga öeldud laused, aga ei tea ka. Kõige veidram on see, et see tüdruk vahel arvabki, et minu ja tema kuti vahel on mingi sümpaatia ja et äkki see tuleb tagasi. Mina selle tüdruku asemel never ei viitsiks sellises suhtes olla. Suhtes olla, kus ma pean iga kord oma purjus peaga kuti pärast kartma. Watch your man. Mina soovin neile ainult head, aga sellele tüdrukule ma ka midagi ütlema ei lähe, kui tema kutt jälle mulle meeldimist avaldab, sest ma tean, et see tüdruk ei usuks mind never ja keeraks kogu selle teema hoopis minu vastu. Seega ma loodan, et see tüdruk saab lõpuks ise aru, kui palju ta päriselt väärt on ja leiab kuti, kes teda ka hindab ja ei keerle purjus peaga teiste tüdrukute ümber. Olgu selles mõttes, et muidu ei ole seda, et sa ei piiksub. Aga midagi juhtu nii nagu eelmine kord. Jaa. Ja. Aga selles mõttes, et
mitte kellelgi teisel ei ole õigust ega igatahes ei ole õigust otsustada, kes on kelle jaoks sobiv. Aga selles mõttes, et jaa, et noh, kui ta ikkagi purjus peaga vaata, noh, on siuke, siis ma ikkagi nagu, no mis see on see lause, vaata, et purjus peaga, mul ei tule see lause praegu meelde. Drunk. Kas see on see, et näitab nagu õiget palet või midagi siukest? Ma ei tea, mingi lause vaata on ja nagu noh, kui sa oled purjus, siis alkohol võimendab vaata sinu nagu tundeid ja siukseid asju, on ju. Ehk siis, kui sa armastad seda oma tüdrukut, siis ilmselt sinus, ma vähemalt arvan, et sinu sees alkohol nagu veel rohkem nagu võimendab seda ja siis sa oled nagu mingi räige kleepekas tema küljes, vaata. Kui sul ei ole tüdruku vastu tundeid ja alkohol tuleb mängu, siis sa hakkadki tegema seda, mida sa tegelikult päriselt tahad teha. Aga no ma eeldan, et hoida, kui kaua nad koos on olnud. Nagu see tüdruk ja see kutt. Okei, näiteks ütleme praegu variandi, et 2 kuud. No kui see on siuke 2 kuud, vaata, siis tüdruk võib-olla veel jälgib, et noh, arvatavasti ta on seda märganud, aga ta ei ole nagu selles asjas nagu kindel, on ju. Võib-olla võtab endale aega natuke rohkem jälgida. Ütleme, et aasta ja 5 kuud. Aasta ja 5 kuud, siis ma arvan, et see tüdruk juba on kindlalt märganud seda ja saab aru, et see on mingisugune nagu kindel värk tema juures. Et see on tema mingisugune omadus, mitte nagu ühe korra asi, on ju. No see... Et noh, nii nagu mõni hakkab purjus peaga läheb peksma, on ju, siis temal on... Sest sellised on tema tunded. Jah, siis tema on selline, kes purjus peaga, noh, läheb sükseks... Vägivaldselt? Ei. Tema ei läinud ju vägivaldseks, vaid tema hakkas teist tüdrukut kohe taga ajama. Aga sellepärast, et talle tegelikult enda tüdruk ei meeldi sellisel tasemel, tasandil. Jah. No, sest et alkohol võimendab sinu tundeid. Aga samas me ju ei tea, vaata, me ei tea, mis on selle suhte taga taaskord, on ju. Et kas see on siuke mugavussuhe, on ju, selles mõttes, et ma olen sinuga koos sellepärast, et meil on mõnus olla, meil on mugav olla, on ju. No okei, et meil on nii hea olla, et minu pärast siis nagu lööd olla seal peol külge, vaata. Või aga see on nagu armastussuhe, on ju. No aga mulle tundub sellest jutust, et see ei ole armastussuhe. Jah, et see võib-olla ongi oma tüdrukuga siuke väike mugavussuhe, et no, et mul on sinuga hea ja mugav olla ja ma saan sinu käest kätte need asjad, mida mul vaja on ju. No kui ta tuleb selle teise tüdruku juurde, siis kes kirjutas meile, et kui mul läheb enda tüdrukuga pekki, kas meil on võimalus? Mul on sinu, selles mõttes, no mul on selles mõttes küsimus, et kui sa juba sellist asja küsid, siis kui see, kes kirjutas, vastaks sulle, et jaa, tuleksin küll, kas sa siis ootaksid seda, et sul tüdrukuga pekki läheks või sa jätaksid tüdruku kohe maha? Nagu ma tahaks täiega nagu neid teisi pooli ka kuulda miskipärast. Jah, nad ei kirjuta meile. Nad ei kirjuta meile. Nad ei tea isegi, et nendest jutt on. No jah. Eesti on nii väike, aga inimesi on siin palju, kellel on sarnased suhted. Jah, kui keegi on ka sellises olukorras olnud, siis te võite meile kirjutada ja rääkida oma vaatevinkli. Ja näiteks nagu see koht, kus ta ütles, et kõige veidram on see, et see tüdruk vahel arvabki, et minu ja tema kuti vahel on mingi sümpaatia. Aga selles mõttes, et minu jaoks see nagu ei tundu veider, sest ma arvan nagu, et inimeste vahel võib olla sümpaatia. Nagu ta ei ole su kaaslane, vaata, aga teil on sümpaatia. See tundub ju okei. Muidugi. No miks see siis veider on? Jah, selles mõttes sümpaatia võib olla iga asja vastu. Ja ma ei ütleks ainult, et watch your man. Ma ütleks, et lihtsalt vaadake oma kaaslasi. See ei ole ainult mehed. No tegelikult ei ole ainult mehed. No naised võivad täpselt samamoodi käituda ju. Yeah. Et noh, ma ei tea, ma arvan, et seal on nii palju neid osapooli ja tahaks teada nagu neid teisi pooli ka, aga ma olen siuke
ma arvan ka, et noh, midagi veidrat seal on nagu. Et tegemist ei ole armastussuhtega. Jah. Vähemalt mitte kahepoolselt. Jah. No nii, aga lähme edasi. Jaa, nii. Kirjutan oma loo ja seejärel tahaks teada, kas teil on ka kunagi sarnast olukorda olnud. Tegin hiljuti ühte ägedat projekti ja selle käigus armusin ära ühte härrasse, kes on 30-ndates. Täpsemalt on ta minust 12 aastat vanem. Tükk aega proovisin ma aru saada, et miks ta mulle nii ruttu meeldima hakkas, kuna ausalt öeldes pole ta isegi eriti minu maitse. Kuskil kolmandal-neljandal projekti tegemise päeval sain lõpuks aru, milles asi oli. Nimelt kandis ta täpselt sama lõhnaõli, mida mu endine silmarõõm kandis ja see muutis ta mu alateadvusest tohutult atraktiivseks. Kas teil on ka kunagi mingeid selliseid olukordi olnud, kus keegi meenutab kas lõhna või millegi muu kaudu endiseid partnereid ja nii edasi? Ma mõtlen, et äkki nagu näost. Et ma olen nagu näinud nagu inimest, ma ei tea, näiteks tänava peal. Ja siis ma vaatan, issand, kui sarnane ta on nagu temaga, vaata. Aga mul ta ei... Aga kas sul tekib kohe mingisugune sümpaatia ka tema vastu? Ilmselt küll, ma arvan, et see toimib nii. Jah, noh. Minul mingi lõhnaga siukest asja ei ole olnud. Aga ma natuke nagu, kas, ma ei tea, kas teie ja kas sa oled kuulnud nagu sellest, et inimesed otsivad enda kõrvale mingid kindlad tüüpi inimesi, et ongi, kas ta on näojoonte poolest kuidagi sarnane kas sinuga või mõnikord öeldakse, et noh, naiste puhul siis nagu tema isaga on ju, või noh, et tal on mingi kindel asi näos, mis talle nagu, mis on tema jaoks sümpaatne või siis käitumismaneeris või siis see võibki olla nagu ka lõhn. Minu arvates me lõhnast oleme enne rääkinud ka, et vanasti inimesed, miks nad leidsid ka tugevama kaaslase, oli see, et inimesed lõhnastasid ennast vähem ja siis nagu vanadel aegadel öeldi, et nagu selle oma essentsiga, mis sinu seest siis tuleb, et selle järgi sa leidsid kohe nagu, kuidas öelda, nagu õigema kaaslase, kui nüüd, kui me kogu aeg lõhnastame ennast, kasutame lõhnastatud seepe, šampoone, palsameid, kehakreeme ja nii edasi, et siis meil on nagu raskem leida seda enda päris teist poolt, on ju. Aga noh, selles mõttes sinu küsimusele seda mina võin öelda, et mul on mingid asjad küll olnud sümpaatsed niimoodi, et ma vaatan, et tal oli, et mulle meeldib, on ju. Aga lõhna mul ei ole olnud. Aga näiteks, kui ma võtan selle ema asja, on ju, toon täiesti, mis ei ole küll nagu poissõbraga seotud, aga näiteks minu ema kannab ühte kindlat lõhna. Ja kui mul sõbranna pani lõhna peale, siis mul oli kohe see tunne, et kus emme on. Nagu, et ma tunnen, et see on minu ema lõhn, järelikult mu ema peab ligidal olema. Et nagu selles mõttes, et ma võin kujutada ette, et tegelikult võib poissõbraga ka võib tekkida see tunne, et ma tunnen tema lõhna ja mul tekib mingisugune mõnes mõttes nagu kodune tunne. Sest noh, poissõbraga sa oled ka ikkagi koduses suhtes. Või noh, seal on see, kas no ta vaata ütles seda, et see eks on ju, et see oli ta eksi nagu lõhn on ju. Yeah. Aga sealt samas ei pruugi nagu see äkki atraktiivsus ainult tulla, vaid kui sa oled nagu läinud äkki kuidagi väga valusalt lahku vaata või vihkavalt või midagi sellist, siis sul tunned seda lõhna ja siis sa äkki oled nagu see ei meeldi mulle. Noh, tema puhul siis vastupidi või? Et noh, ma sain aru, et temale nagu see, et endast vanem kutt nagu meeldis. Ja siis ta sai aru, et no ta oli 30-ndates. Ta oli 30 ja siis ta ütles 12 aastat. Noh, ta oli 18 pluss siis. Et 30 või 30 pluss vaata, et me ei tea, ta on 30-ndates. Okei. Jah. Aga noh, selles mõttes, et jah, ma arvan, et
võib-olla nii ilmselt juhtub. võib ka olla igatsus. jah. ei, selles mõttes, no pigem ei ole endal olnud siukest asja. mul ka mitte. aga ma arvan, et see on täiesti nagu normaalne või nagu siuke asi, mida ikka nagu tuleb ette. jah, ma ei tea. ma arvan. Ma ei tahaks öelda sõna normaalne sinna, aga ma arvan, et see, noh, et seda võib juhtuda, jah. jah. Rohkem ei oska kommenteerida. Ma tahaksin olla, rääkida küll pikemalt sellest, aga kuidagi jah. nojah, ei ole endal nagu kogemust. Maarja oleks siin. Siis tal raudselt oleks 3 lugu selle kohta rääkida. jah. Suht kindel olen. Ma ei teagi. Mul on väike Maarja igatsus. Maarja, tule tagasi. Maarja, tule tagasi. Ära lase meid üle. Minuga siin olla. Ei, mul on Ketsiga ka. Mulle meeldib tegelikult meie uus niinimetatud stuudiokompleks, kus me saame siin diivani peal mõnusasti lebotada. Kolmekesi on diivani peal natuke keerulisem. Mul tuli meelde. Mis meil asi? on meili peal ka veel. Oi, meil on ka või? No jah, ma olen Küsimused. pikalt tööl olnud, ma ju ei tea. Ma ei jälgi siis... 3 päeva. No 3 päeva ikkagi olles kaugemal kõigest. Aga neid sa tead tegelikult. Olgu, siis ma tean. Nii. Põhimõtteliselt meile tuli selline asi, et tere, kas te mängite kõik samas vahetuses? Tahaks ka millalgi ikka Lotemaale jõuda. Loodan, et näen teid. Olen Triinuga pilti teinud. Nii tore. Ei, mul lihtsalt tuli sellega meelde, et eile hommikul mulle näidati 2 pilti. Niimoodi, et mina olin nagu Susumu ja siis need, kes mu kõrval olid veel väikesed, siis mul oli nagu tappi, ma olen nii vana. Noh, tegelikult ei ole, tegelikult ma olen noor. Raudvana. Aga see tekitas minus jälle tunnet seda, et sa oled nii pikk, sa oled praegu pikem kui mina ja siin vaata, kui väike sa oled. Aga ma ei tea, kas meil on üldse augusti lõpuni mõni päev, kus me kõik 3 tööl oleme. Meil on vist sellega päris raske. Juunis ei ole minu teada. Ja minu arust teab, me võime vaadata ja me vastame sulle kirjalikult ka, ilmselt kirjalikult vastame enne, kui sa seda episoodi näed. Aga meil ilmselt, või no ma ei luba sulle, et me kirjalikult vastame, võib-olla läheb meelest. Aga minu arust 3 meil nagu, kas ta 31, see on mingi teine asi. Ei klapi 3 minu arust. Et kas on nagu 2 või midagi siukest 1, vaata. Mina Ketsiga olen küll koostööl. Aga mitte ka niimoodi. Ma vaatasin. No selle peale ma ütlen, et me juba teame, et osad fännid käisid meiega pilti tegemas. Aga ma kuulsin ka seda, et seda kõigi teiste käest, et minuga oli pilti tehtud, nii et ma ise ei teagi, et ma oleks pilti teinud. Vaid et seal pildi peal on ikkagi vist keegi teine. Ja Ketlini asemel... Noh, et kui me olime rollis, siis oli tulnud siia... Kas see on Pardi raadioga seotud? Ei. Ei, Mulinad podcastina oli meie juurde tuldud ja siis tehtud pilti. Ma seda sulle autos rääkisingi ju. Ei, sa rääkisid mulle poes seda, aga ma sain aru, et see Pardi raadio. Mulinad podcastiga seoses oli tuldud siis meiega pilti tegema ja siis oli mindud teise Pauliine juurde, kes tegelikult ei olnud Ketlin ja tehtud temaga pilti ja küsitud, et kas täna on see Triinu nagu põhimõtteliselt tööl. Et õige Hubert,
see on halb, õige Hubert on ju, aga nagu, et õige Hubert siis tööl ja siis selle peale oli vastatud ja loomulikult on õige Hubert tööl. Nagu selles mõttes, et me ei tule rollist välja nagu reaalselt. Ja siis selle peale oli mindud teise Hubertiga ja tehtud pilti ka. Ma sain aru, et see oli selle Pardi raadio kohta, siis ma mõtlesin, okei, no suva, et Pauliina ja Hubert. Aga minuga küll ei ole mulinate fännid teinud pilti. Ja minuga ka mitte. Ma ei olnud sellel päeval tööl, kui te meiega pilti tegite, nii et... Mina samuti mitte. Te ei teinud meiega pilti, kuigi teile öeldi, et jah, te tegite meiega pilti. Jah, nii et... Aga ja... Ma olin selles... Nii tore, miks mind ei olnud? Ja mul oli samamoodi, ma kuulasin, ma olin nagu... kas nad ei tundnud meid siis ära? Nagu näo järgi, et me tegelikult... No see minu Pauliinet tegelikult on minuga sarnased näost. Minu arvates minu Hubertid ei ole minuga liiga sarnased. Sul on esiteks juba see silmavärv on täiesti teine. Nagu sul on täiesti tumedad, ühel on nagu ühel on hästi helesinised ja teisel on tumedad ei ole igatahes ka sinised minu arvates. Nii kahju. Aga ta on sinuga pilti teinud igatahes, kes meile kirjutas ka. Väga armas. Kui sa võid meile saata seda pilti ka, ma hea meelega vaatan neid. Selles pärast, et mida ma kunagi ütlesin ka, on see, et nüüd on nagu sotsiaalmeedia, muidugi nagu sotsiaalmeediasse lekib palju pilte, aga minu arvates Lottemaa esimestel aastatel nagu, kuna ma olen ju algusest peale tööl olnud, siis meile tuli ülivähe pilte. Niimoodi, et tegelikult minu esimestest aastatest ongi... eriti. Mul ei ole neid, peaaegu üldse pole, meil ei käinud fotograaf ka niimoodi palju platsi peal ja neid esimese aasta pilte mul on ikkagi väga vähe. Nii et ma olen väga rõõmus, kui sa saadad meile pildi ka. Ma noogutan, jah. Ma praegu jäi mõtlema, et miks sa seda pilti tahad, kus nii-öelda tehti meiega pilti, aga meid ei olnud, aga siis ma sain aru, et sa mõtled seda pilti. Ma mõtlen seda pilti, mis siin oli kirjas, et Triinuga tegi pilti. Ja siis on jällegi kirjutatud, et tšau jälle see Giovanni traumavend siin. Tahaks tulla küll millalgi juuli lõpus 28 kuni 1, ma arvan. Ma üritan teie TikToki followerid ikka täis saada. Mulinad ruulivad. Ilma Huberti ja Pauliinet oleks Lottemaa ikka igav. Nii nunnu. Oh my god, palun kirjutage meile siukseid kirjasid. Ja järgmine kord ma loen podcasti alguses ette need sellepärast, et siis mul on terve aeg siuke naeratav nägu, vaata, ei tule väsimus, siis ma olen nagu, ma ruulin. Aga ma tean, et minu arust Maarja ei ole nendel päevadel tööl. Mina ka ei ole tööl. Ühtegi või? 28 ei ole, 29 ei ole, 30 ei ole, 31 ei ole ega 1 siis või? Ei ole. Mul toimub kunstilaager Viljandis või juuli lõpus ja 1. augustil on meil kodukohvikute päevad Hiiumaal. Et sa teaksid, mina olen 31 ja 1. olemas. Aga me võime tal igaks juhuks öelda nagu päeva, kus me mõlemad oleme. Kui nad ütles, et Pauliina ja Hubert ruulivad, siis... Mina olen 4. Pärast 25. Äge. Ma ei tea, millal sa oled. Oodake. Lõbusta neid. Väike anekdoot. Ma vaatan. Okei, põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa tuleksid näiteks kas 6., 7. või 8. august, siis meie oleme Triinuga mõlemad olemas. Oleme. Ja just. Või siis 19. või 20. august. Need on viimased variandid, kus me oleme veel koos tööl. Ja. Need on viimased. Need viimased 5 päeva on viimased. Ma olen üldse sellel aastal vähe tööl. Et ma olen iga kuu ainult 10 päeva tööl, nii et need, kes mind siin näevad, siis teadke, et juhtus nii. Ja siis see Giovanni traumavend on meile veel kirjutanud. Ossa raksakas. Kui vanalt Lottemaale saab tulla näitlema,
tulen kohe, kui võimalik ja ma loodan, et te kõik olete ka seal siis veel. Mu unistus on teiega koos töötada. Häälepoelad. Ma ei taha ju kellega unistusi rikkuda. Ma käin võib-olla asendamas. Jah, ma ei tea, kas Triinu tahab sellest siin rääkida, aga me just lihtsalt arutasime ka. Tööle saab tulla siis, kui sa saad 16. Ja, aga kui tegemist on poisiga, siis ilmselt on võimalus sul ka varem saada. Jah. Sest et poisse on vaja. Aga meie... Noh, minul on lihtsalt, ma olen töötanud Lottemaal tõesti, mul on 11. suvi ja mul on väga raske Lottemaalt ära minna selles mõttes, et mul ei ole siuke, et tühja käega ja lähen on ju. Et minu plaan on tegelikult see aasta, et ma olengi viimast aastat. Aga et kui järgmine aasta on vaja, siis vaja nagu asendada, selles mõttes ma mõtlen paar päeva võib-olla kuus on ju, siis sellised asjad ma võtaksin vastu, aga üldiselt 11 aastat sellist tööd on väga suur pauk häälepaeltele, mis ei tähenda seda, et ärge siia tööle tulge, vaid on see, et tulge täiega tööle, lihtsalt võib-olla 11 aastat järjest ei pea seda tegema. Aga et minul on lihtsalt, ma kardan oma häälepaelte pärast ja ma lähen arsti juurde sellega, nii et ma ikkagi tulevikus ka räägiksin ja 35. aastaks ei kõlaks nagu vana eit, siis ma kahjuks arvatavasti pean selle töö mõnes mõttes lõpetama ja kuid hinges ja loodetavasti ka mängude koolitusi ja igasugusi koolitusi ma ikkagi teen, nii et kui sa ka tuled hiljem, siis arvatavasti sa ikkagi mind kuidagi näed. Minul ei ole häältevaheltega nagu selles mõttes midagi. Eks mul natuke on see suvi, sest et see suvi mul on hääl iga vahetuse lõpus ära. Aga nii pole mul varem olnud, mul tavaliselt ei ole hääl ära. Praegu siin on lihtsalt omad põhjused, aga mul on 7. suvi Lottemaal ja kuigi ma armastan seda tööd kogu südamest. Mina ka. Minu arust see on kõige ägedam töö, mida sa saad üldse teha siin Eestimaal. Ja seega nagu ma päriselt, nagu ma ei tee nalja sellega, kui ma ütlen, et palun tulge castingule. Nagu see on päriselt maailma kõige toredam töö. See on maailma kõige ägedam ja toredam töö. Nagu külastajad on mega ägedad ja kõik see 8 tundi teha teatrit on mega äge. Ja mängida ja... Täiesti teissugune kui iga teine nagu töö. Sa saad olla keegi teine sa saad tulla mingist, ma ei tea, kohvrist välja mõnes mõttes. Ja minna nagu täiesti teise mulli oma igapäevasest elust vaata. Aga mina arvan, et siin selle suvega minu teekond lõpeb. Ma veel ei oska öelda talve kohta. Sest talv on lühikest aega, aga eks näeb. Aga ilmselt minul näeb see viimaseks suveks omadel põhjustel, millest ma ei hakka siin praegult rääkima. Aga mida ma mõtlesin, et mis võimalusel ma tulen siia tagasi? No. Kui mulle antakse kontoris tööd. No kui Riina annab mulle selle, jätab mulle selle, mis ma praegu vaata teen. Jätab mulle. Siis niipidi ma võin olla seotud Lottemaaga. Ei, mina selles mõttes, et täielikult seda nabanööri nagu läbi lõigata ei taha küll. Et ma jõulumaade ja selliste asjadega endiselt olen seda meelt, et kui mu tavatöö seda vähegi lubab, et ma võiksin tulla siia mingiks ajaks nagu jõuludel tööle, siis jõulumaa ma võtaks hea meelega veel vastu. Sest see on nagu lühikest aega, see pole nii hull tamp häälepaeltele, aga lihtsalt ma ütlen, et mul päriselt on, ma vist oleks eluaegne Lottemaa töötaja. Aga lihtsalt aasta läbi ka on ju. Aasta läbi ka, aga lihtsalt see on, minu häälepaelad on läbi. Ja noh. Siin on muid põhjuseid ka. Jah.
aga Need ei ole üldse midagi siukest, et see oleks hirmus, aga ma räägin, et ma ei lähe siit üldse kerge südamega minema. Nagu ma ilmselt, mul tuleb väga raske nagu ülesaamisperiood vaata, et mis mõttes ma ei ole enne suve proovides. Ja. Mis mõttes mul ei ole päevas 5 etendust. Mis mõttes ma ei laula praegu kontserdil. Mis mõttes mind ei ole nagu igas videos ja igas pildis. No ma ei tea, no elame, näeme, vaatame, mis juhtub. Mina olen lubanud 3. aastast saati minema ikka veel olen siin, aga järgmine suvi näete meid Muumimaal. Selle jaoks peab soome keelt oskama. Duolingua. Ma tean, et häidi tähendab ema. Äidi. Nad ütlesid Lux Expressis häidi. Moi, minu nimeni on Ketle. Oled väga mugava. Ilus või? Mugava on nagu nice, jah. No, mis siis on? Siis näete meid järgmine suvi Disneylandis. Ja, ma hakkan Elsat mängima. Sinna peab oskama inglise keelt. Seda me oskame, sellega me saame hakkama. Hello. Aga Prantsusmaal peab oskama prantsuse keelt. Je m'appelle Kathleen. Okei, mina seda oui, merci. Oui. Aga jah, lähme nüüd sellest karmist teemast selles mõttes üle, et tegelikkuses ma arvan, et meil on podcast juba kestnud ka päris mõnusat aega. Ilmselt küll, see on siin teki all peidus, nii et jah. Ja, nii et... Kuidas sulle ise tänane osa tundus, sest et mulle tundus ta võrreldes meie eelmise osaga... Ma nüüd analüüsin, võrreldes eelmise meie kahes osaga, tundus mulle see osa igavam. Lihtsalt sellel põhjusel, et ma ei tea, kas ta on vaatajate jaoks igav vaata, aga meie kuulajakirjad olid sellised jutustavad, mis ei ole halb, aga lihtsalt kus nagu, kuna ei ole nagu nõu küsitud, kus ei ole nagu otsest sellist arutelu, siis ta lihtsalt mulle sellepärast tundus nagu igavam. No eelmine kord meil muidugi oli tõesti 20 teemat enne, kui me läksime päris teema juurde ja siis päris teema keskel veel 10 teemat on ju. Et eelmine kord me väga palju tõesti mulisesime ja võib-olla võis olla siukest, tahaks öelda, eklektikat rohkem. Aga see ongi see, et nagu nii-öelda mulle seda mulisemist vaata meeldib nagu rohkem teha. Aga võib-olla nagu vaatajale just nagu meeldibki see, mis praegu nagu oli. Kuigi me alguses mulisesime. Aga see on täpselt see koht, kus te saate meile anda selles mõttes konstruktiivset tagasisidet ka. Et öeldagi, mida te tahaksite, et me räägiksime rohkem või milliseid osi te rohkem tahaksite, et kas on mingisugused teemad, mida te tahaksite väga kuulda. Ja, sest et nagu seda teie poolt ei tule, meil on üksikud nagu inimesed, kes meile nii-öelda meie lähedasemad sõbrad, kes siis meile annavad seda konstruktiivset tagasisidet. Näiteks, mis eelmise osa kohta toodi välja, oli see kuulajakiri, kus oli siis see noor tüdruk, kes kirjutas selle poisile ja meie põhimõtteliselt ütlesime, et ei ole hullu vaata, aga siis lihtsalt meie see tuttav tõi välja selle, et selle tüdruku jaoks on see nagu sellel hetkel nagu kogu maailm vaata ja täiesti arusaadav, et me ei mõelnud sellega, et ei ole hullu, et elu läheb edasi või nagu me mõtlesime seda, sest meie oleme suureks kasvanud, meie teame seda, aga tegelikult me teame, et sinu pisikese hinge jaoks on see suur asi ja sina pidid meile ka kirjutama veel, et mis edasi sai? Jah, selles mõttes me rääkisimegi vist seda, et nüüd sa läksid, et tuli kooli vaheaeg ja mingid sellised asjad. Me muidugi ei tea, näiteks Soomes saab vaheaeg juba varsti läbi, võib-olla sa elad hoopis Soomes. Mis tähendab seda, et sa juba varsti näed teda. Aga ega me ei tea. Selles mõttes, et kui ka on see lisaküsimus on ja, et sa kuulasid näiteks meid ära,
võib-olla meie mingi arutelu andis sulle mingisugust julgust või ootust, on ju, siis see on väga hästi, aga kui ka tekkisid nagu lisaküsimused, siis noh, nii nagu meil oli see vanamehe lugude sarikirjutaja, on ju. Ta pole meile ammu kirjutanud, siis samamoodi võid ka sina meile uuesti kirjutada ja küsida lihtsalt lisa, et kui meie lähme võib-olla liiga rutakalt asjadelt üle, on ju, me eelmine kord lihtsalt võtsime selle, et noh, kuna me oleme suured, siis me teame, et noh, sellest ei juhtu tegelikult midagi ja me võtsime nagu sellest kohe kinni. Et meie nõu oligi see, et ära muretse, on ju, aga et kui sa tunned, et see nõu ei ole sinu jaoks piisav, siis lihtsalt kirjuta meile veel, et noh, suve lõpuni on veel aega, enne kui kooliminek toimub. Jep, aga ehk siis palun, ma ei tea, kas me peame tegema mingi Insta story'sse või noh, sinna highlights'i alla nagu mingi tagasiside selle kastikese, et inimesed kirjutaks, et me teaksime, ma arvan, et see oleks tegelikult hea mõte. Ja, me võime ju teha küll. Ja oh my god, ja seda ma tahtsin kiita, et mega tublid olite, et eelmist episoodi nagu laikisite. See oli äge. Jah. Triinu sai sellest nii toidetud. Aga nüüdseks on tal jälle kõht tühi ja ta tahab veel süüa neid laike. Jah, ma küll mõtlen toitumise all või sellest nagu hoopis midagi muud, aga jah, selles mõttes küll, et mingisugust tagasisidet või selles mõttes, et ma pean nägema mingit tulemust asjal, mida ma teen, sest muidu ma tunnen seda, et miks ma panen 6-12 tundi sellele, et teile seda osa teha nagu, et ma ei... Et kui ma sellest mitte midagi ise tagasi ei saa, on ju, siis mul tekib lihtsalt see tunne, et aga milleks? Jah, aga te olete praegu väga tublid olnud ja nii ilusad kirjad on tulnud ja tore on kuulda, et kes mind teab ja kes on pilti teinud ja kes on mul, keda ma jälgin ja nii edasi, et praegu on tublisti tulnud selliseid asju ka, nii et olete mind toitnud. Ja kes tahab meid näha väljaspool Lottemaad, see tulge Hiiumaale 24. august. Seal näete meid Emmastes. Ka Pauliine Hubertina. Võib-olla, ma ei tea, kaua see üritus kestab, võib-olla isegi tavainimestena. Jah, te näete meid tavainimestena ka seal. Ja. Et tulge, see on põllupäev, nii et võtke oma vanemad, kes te veel väga noored olete, võtke vanemad kaasa, eriti teie, kes te võib-olla natukene olete huvitatud sellisest põllutehnikast ja loomadest ja asjadest, et tulge ikka kohale, vaadake, mis toimub. Hobused on? Ma ei ole kindel, kas hobused on, aga... Oh my god, kui oleks, me läheks ju ratsutama Pauliine ja Hubertina. Ma võiksin ju lebalt minna. Palun tee nii, et see oleks üks hobune. See oleks nii tore. Pauliine ratsutab hobusega. Ja siis pärast Ketlin. Ja sulle väike poni. Ja, ma võtan eesli. Ma nägin eeslit ja ma nägin eeslipojakest ja ma nägin känguru pojakest ka. Mina käisin vahepeal ju, ma ju ei ole rääkinud seda, ma käisin vahepeal Rakvere linnuses piinamistoas. Aga ma käisin tegelikult Rakvere linnuses üldse ja see oli päris tore nagu... Ma viimati käisin seal, ma arvan, mingi põhikooli lõpp või gümnaasium või mingi sellisel ajal ja ma mäletan, et see piinatuba, et see oli täiega siuke õudne ja ma sain mingi mustaks ja ma ei tea, mis asjad olid. Aga mis seal on siis? Nüüd oli niimoodi, et seal on nagu 3 ruumi tehtud. Öeldakse, 2 esimest ruumi on sellised, et kus sa saad nagu tagasi minna. Kui sa lähed nagu, aga 3. ruumisse nagu tagasi nagu tavauksest minna ei saa. Ja siis esimene tuba oligi selline, kus siis üks härrasmees meile tutvustas nagu erinevaid piinariistu. Ma võin teile rääkida, mis ma teada sain. Ma sain teada, et seal oli venituspink. Appi ma räägin kohe kriipisid asju. Venituspink, nagu inimesed pandi sinna siis nagu külge, siis neid hakati venitama. Nagu sind või? Ja ei, nagu sellest nagu räägiti. Aga mis te arvate või mis sa arvad?
kui palju üks inimene venib? Mitu sentimeetrit? Okei, sa ütlesid, et sentimeetri ette. Jah. Ma oleksin arvanud, et 15. 15 sentimeetriga sa oled juba pooleks ja surnud. Paremini venivad inimesed pidi, maksimaalne, mis üldse võimalik on, pidi olema 12, aga üldiselt tavainimese juures on 10 sentimeetrit, mida venitatakse. Et siis olid ju need timukad, on ju. Timukad ei elanud nagu tavaküla elanikud enam vähem, neid kutsuti kohale siis, kui neid oli vaja. Ja siis timuka ülesanne, see timuka teema oli minu arvates üldse päris hirmus, sellepärast, et sa ei saa timukaks sind kasvatatakse, et siis see ei ole niimoodi, et okei, et ma kannatan inimest tappa, et siis ma hakkan timukaks, vaid see on niimoodi, et sind võetakse, sa oled väike, ütleme 6-aastane poiss on ju, ja siis sa pead hakkama tegema igasugu timuka ülesandeid, kohe tapma mingeid loomi ja siis kuni sinna juurde, et sa oled nende inimeste piinamiste juures, et sul tekib see umbes, et see ei ole hirmus on ju. Ja siis sinust saab timukas on ju, kui kutsutakse sind sinna piinama, siis ainus asi, mida timukas teha ära ei tohi, kui on piinakamber, ta ei tohi ära tappa. Ehk siis ta peab tegema, aga seal rääkis nagu selles mõttes, et jah, õõvastavad lood on ju, aga selles mõttes mõni asi nagu mõned faktid on ikkagi väga põnevad ka on ju, et ma tundun nagu mingi täielik psühhant ka andeks, aga nagu selles... Ei, see ongi põnev. Aga minu jaoks oli need väga põnevad. No igatahes esimeses kambris nad näitasidki ära kõik erinevad piinariistad, kuidas need töötasid, mis need tegid on ju, kuidas olid mingid... kuidas on mingisugused tehnikad, läksid teise ruumi, siis seal oli nagu 3 must ja siis 3 must olid need, et tuba läks pimedaks ja siis need uksed hakkasid lahti minema ja siis räägiti, et kes on nagu, mis need on, mis on tapnud kõige rohkem inimesi maailmas on ju, et mis need nagu on, no mis sa arvad, mis need on? Mis asjad? Et nagu läbi mille on kõige rohkem inimesi surnud. Sa mõtled nagu riista või? No seda vihjat meile ei antud, aga ma võin öelda, et need ei ole vaid üldse nagu. Et üldiselt. Et nagu tapetud või? Tapetud või mis need olla võiks. Et kuidas nad on surma saanud või? Jah. Põletades? Ma olen niimoodi, et ütleme, et üks neist on katk. No muidugi. On ju. Mis see teine ja 3. võiks olla? Hästi loogilised. Läheb katkust nagu edasi? No näiteks, et väga palju inimesi suri katku on ju. Me ei ole nagu piinakambrist praegu või? Ei. Nagu nüüd on nagu siuke üldine ajalooline. Ei ole põletamine. Jah, sellepärast ma ütlesin käärid, nuga. Ei. Koroona, seda seal ei olnud, aga seal oli tõesti, üks oli katk, siis oli sõda ja siis oli nälg. Mis on kõik üliloogilised, aga see, kuidas see jutt oli sinna ümber nagu tehtud, et nad tegelikult, ütleme nii, vaatemänguliselt see ei olnud mitte midagi, et sul oli nagu 3 skeletti, kes tulevad välja, on ju, aga see jutt oli nagu ülipõnev, mis seal juures oli, et ta ütlebki sulle mingisuguseid nagu fakte ja värke, kui palju ja kuidas ja väga mõnusal häälel ja nii edasi. Ja siis läheb see sama, et sealt läks edasi, et küsis on ju, et 3. tuba või? Mina läksin 3. tuppa, sest ma ei olnud nii hirmunud, on ju. Aga seal teises toas veel ta küsis, et mis oli see, mida keskajal nagu inimesed kõige rohkem nagu kartsid. Ja siis mina olin see entukas, kes ütles, et nad kartsid nagu põrgusse sattuda, on ju. Mis oli ka siis õige vastus ja siis meid saadeti põrgusse. Ja siis sa lähed nagu 3. tuppa, mis ongi nagu põrgu. Sulle antakse enne öeldakse, et mina sinna kaasa ei tule teiega ja et ei tohi trepist üles minna ja mida kõik ei tohi teha, on ju. Antakse mingid juhtnöörid kätte ja siis sa lähed mööda põrgusse ja siis ma tean, et selles grupis, kus mina olin, seal mitu tüdrukut karjusid. Mina mõtlesin, et ebamugav oli kõndida. Oota, Rakvere linnus? Rakvere linnus ja seal, kus on see... Kui ma võtan seda plaani, ma lähen käin nüüd vahepeal ära, mul on siin puhkepäevi. Ja ma ütlen, mul on auto.
ja sa saad võtta mõne tuttava ka kaasa. Ja no lisaks seal sai väga mingit õnnemünti teha ja siis ma sain seal vibu lasta ja kõik on niimoodi, et sa maksad küll selle sissesaamise hinna on ju. Ma ei mäleta, kas see oli 10 eurot või midagi sellist, aga seal sees sa saad kõiki asju nagu tasuta teha on ju. Ja iga päev on see inimene, kes räägib seal inimesed. Ja sind ei lasta piinakambrisse ilma selleta, et see on iga poole tunni tagant äkki oli või. Aga et sa saad nagu käia terve see linnuse mõnusasti läbi. No, ma mäletasin, et see oli mega suur, aga ma läksin sinna koha peale ja siis ma olin nagu, see ei olegi üldse nii suur enam. No, sest et väiksena kõik on nii suur on ja. Aga seal on ka siuksed kostüümeeritud siis inimesed, kes kõnnivad ringi ja teevad ja õpetavad ja mingid baarid ja söögikohad ja asjad on nagu sees. Et jah, ta ei ole nagu Lottemaa selles mõttes, aga ta selle pisikese ühe maja peale või selle linnuse kompleksi peale, ma ei kujuta ette, see tõesti ei ole liiga suur. Oli seal ikkagi päris arvestatav arv inimesi. Kõik on ka noored. Rakvere linnus, ma praegu mõtlen. See on see, kus on Tarvas. Kõrgel, jah. Kus on see pull või? Jah, Tarvas. Oota, siis ma käisin just Rakveres, sest ma käisin seal selle Tarvase juures, käisid mune katsumas. Mune käisin katsumas, aga seal linnuses ma ei jõudnud käia. No. Ma olin jah, tööasjus. Teine kord. Aga ma lähen nüüd, ma luban teile, ma lähen ja siis ma räägin fakte, mida Triinu unustas rääkida. Jah, ja siis teine asi, mis me tahtsime sinuga rääkida, just me käisime Ketliniga teatris vahepeal. Ma ootasin, et sa oma jutu lõpetaksid, et saaksime sellega ka veel lõpetada. Räägime selle ära ja siis tõmbamegi otsad kokku. Väga hea. Meil on teile soovitus. Teatri soovitus. Teatri etenduse soovitus. Nimelt. Temufi. Ma ei tea, kuidas seda õige on öelda, mina ütlen Temufi. Mis see on? Teater, film, muusika. Teater, muusika, film. Temufi. Ja teater, muusika, film. Nende kontor vist on Viljandis. See siuke tore teater. Ja meie käisime Vabaõhu lavastust vaatamas, Tarvastus Viljandimaal. Ja Oskar Luts Oskar Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest. Oli küll niimoodi. Ja vot see oli alles etendus, kuigi seal olid omad väiksed pisikesed miinused, mida me ei hakka ka siin ehk välja tooma. Aga need miinused olid ikkagi niivõrd väikesed, et me endiselt ütleme, et see on teatri soovitus, sest mina pole teatris ammu nii palju naernud. Oh my god, ma lihtsalt itsitasin terve aeg. Mina itsitasin ka, seal olid nii toredad naljad nagu. Ja me siiamaani Ketsiga ikkagi mõnda etenduse osa tsiteerime, nii et ma olen lasen ühe parve põhja, kui sa aru saad, mida ma mõtlen. Aga see tegelaskuju oli nii äge. Mis ta nimi oli, ma ei mäleta. Ugala teatris on ta igatahes need näitleja. Aga mega äge ja ma võiksin teist korda minna veel vaatama, nii et mina võiksin ka teist korda veel minna. Need kestavad septembrini minu arust, võib-olla isegi septembri esimese nädalani. Jah, me vaatasime, et miks me julgeme teile soovitada, ongi see, et kindlasti veel saab pileteid. Väga mõnus lava, väga mõnusad kostüümid, väga tore teenindus oli seal. Heliefektid, seal lasti päris püssidega. Väga lahedad karakterid. Mis mulle meeldib teatri juures, miks mulle teater meeldib just, on see, et teatrisse saad nagu kergelt üle mängida või vinti üle panna, on ju. Kui sa oled hea maitse piirides, see etendus oli väga hea maitse piirides, aga veidi nagu vint niimoodi mõnusasti, on ju. No siuke, mis meile meeldib ise ka teha, vaata. Selline, mis meeldib, et meil nii minul kui Ketsil mõlemal, eriti Kets hakkas sellest kohe rääkima, oli see, ma tahan ka sellises etenduses mängida. Triinu,
tee nüüd selline etendus on ju. Palun võtke meid teatrisse, võtke meid etendusse. Ja tahaks ka nalja teha, meie, kes me enamasti oleme ikkagi sellistes koomilistes rollides ka, siis nagu nii lahe, aga see etendus oli päriselt tore ja me ei tee siin lihtsalt seda, et nad täiega, keegi oleks nagu palunud, vaid ei, meid ei ole mitte keegi palunud, vaid me lihtsalt ise tahame öelda teile, et minge seda etendust vaatama, sest muidu teil jääb üks kõhu täis naermata lihtsalt. See oli tõesti naljakas, nagu mega äge. Ma tahaks uuesti minna. 2 vaatuses. Ja mega äge. Esimene vaatus oli päris pikk minu arust, kui ma vaatasin kellaaega. Aga mina pean ütlema, et... Aga ta ei olnud selles mõttes mitte, et ma ei tundnud, et oleks pikk vaata seal istudes. Mina ei vaatanud kella ühtegi korda. Vaid ma vaatasin nagu kellaajaliselt, et mis kell hakkas ja mis kell hakkas nii-öelda paus. Aga mitte istudes mul ei olnud nagu see, et kui pikk, et võiks juba paus tulla. Aga samas ma mõtlen, mina olen käinud Demuffi mitut tükki nende poolt vaatamas. Ma käisin vaatamas Maakat, ma käisin vaatamas Lembitut ja minu arvates see Einstein ja Margarita oli ka äkki nende oma, mida ma käisin eelmine suvi vaatamas Olustvere mõisas, mis mulle appis on üks maailma kõige ilusam etendus. Ma tõesti nutsin seal. Et minu arvates neil on üldse väga hea kvaliteet neil etendustel. Et jah, ma tean, et nad teevad ka noorte stuudiot, kuhu nad otsivad, siis võtavad noori näitleid. Ehk siis, mis tähendab seda, et... Ma ei ole enam noor. Jah, koolilapsed on seal vist tavaliselt, aga ega ma kindel ka ei ole ja ma ei tea, kas nad septembrist neid uuesti otsivad, aga Viljandi noored, kes te näete, minge ikka. Ega siis sul on võimalus saada sellisest etendusest, sest seal oli üks seal tüdruk. Etenduses oligi üks tüdruk, kes lõpetas Suure-Jaani gümnaasiumi 9. klassi ja temast oli Leola lehes lihtsalt kirjas mitu lehekülge, nii et ma nüüd vaatasin, mõtlesin kodus silmadega üle, sest ma ühe tuttavaga, kes mu külas käis, rääkisin sellest etendusest ja neil oli kogu perele väga meeldinud see ja siis tema ütles, et kas sa tead, et see Suure-Jaani koolist on ja siis ma ütlesin, et tean küll, et ma guugeldasin teda, et ta tundus mulle kuidagi tuttava näoga tüdruk ja et tema lõpetas 9. klassi ja tema kusjuures saigi sinna etendusse läbi Demuff, tal oligi see kokkupuude Demuffiga nagu sealt noorte stuudiost. Ehk siis nii nagu ma arvasin, vaata, me rääkisime vaheajal ka sellest, siis ma arvasin, et äkki ta oli noorte stuudios, siis nüüd ma võin öelda, et jah, ta oli noorte stuudios ja läbi noorte stuudio ta sai sinna lavale. Mega äge, minge. Ma loodan, et ma saan uuesti minna. Ja kuna minu arvates, mis on veel äge, on see, et see ei ole selles mõttes nagu tavaline näitering, et lähen ja teen oma etüüdi, on ju, vaid nad puudutavad mitte ainult teatrit, vaid ka filmi ja muusikat, on ju. Et nii nagu ka nende nimi ütleb, mis on täiega lahe. Nii et... Ja seal olid seotud nagu Oskar Lutsu need raamatud, Kapsapea, Kevade või? Kevadet oli. Siis seal oli see, millest mina väga ei olnud kuulnud. Ma ei mäleta, mis selle nimigi on. Aga põhimõtteliselt, või ma ei ole lugenud, ei tea nagu mitte muffigi vaata. Aga see üldse ei loe. Sa saad naerda ikka. Selles mõttes naerda sai küll ja... Et sa ei pea neid raamatuid tundma. Ja üldse ei pea kuidagi kartma, et on täpselt siuke mõnus suvetükk, et kui sa ei taha liiga tõsist tükki vaadata või mingit siukest, ma ei tea, siis mine vaata. Jah, ja sellega tõmbame oma otsad kokku, sest meil on kestnud see osa üle. Tuleb siuke 1,5 tundi. Ossa raksaks. Sülitasin, vabandust. Ma ei näinud. Ma nägin. Nii et nüüd ruttu teatrisse. Nii et kuulge, näeme teiega loodetavasti järgmine kord on Maarja ka meiega. Näeme teiega järgmisel korral ja olge tublid ja... Hoidke kõva. Kui nii öeldakse, siis jah. Olgu. Tšau. Kas ma panen mingi heli ka? No pane. Esiteks mu kõrv sügeleb ja teiseks mul on nii palav.